ma ikkagi alati ütlen seda, et tegelikult me ei kuule ülistust, me kummardame Jumalat. See on ainuke osa, mis meile on antud, aga see selleks. Mu tänane kõne pealkiri on Mida teha advendi ajal? Võib-olla sa mõtled, mis teema see üldse selline on? Et mul on nii kiired ajad, vaevalt jõudsin kirikusse. Mu kalender on täis erinevaid kontserte, üritusi, kuhu minna. See pole üldse teema, mida teha jõuluajal või advendi ajal. Aeg lendab. Aga võib-olla on kellegi inimese vastus, et aga mina advendi ajal ootan päkapikke. Siis tahaks sulle jagada lühidalt lugu kahest poisist, kes advendi ootusajas olid ka ja noorem neist palub kõva häälega, mida talle kinkimaks peab. Ja siis vanem parandab teda, kuule, ega see päkapikk kurt ei ole, küll tuuakse. Teine vastab, ma tean, aga vanaemal on kuulmisega probleeme. Nii et ma ei tea, kuidas sinu selle advendi aja lootustega on. Samas on ka inimesi, kes ütlevad, et saaks see advendi aeg juba läbi. Sest ma olen väsinud sellisest välisest trallist, mis ümberringi toimub ja tahaks kuidagi eestlaslikult kapselduda iseendasse ja olla selles. Samas ma usun, selles advendi ootuses on inimesi, kes lihtsalt lapsepõlve mälestustest lähtuvalt, ja meil kõigil need on, ei seosta advendi ajaga just üleliia palju seda positiivsust ja selle tõttu sellest lähtuvalt on mingi reaktsioon ja nad ütlevad, saaks see aeg juba läbi, siis saaks normaalse eluga edasi minna. Samas loodetavasti sa ei kuulu nende inimeste hulka, kes advendi aja sees mida teha, ütlevad, et see on aeg, kus rihm lõdvaks lasta, pidu panna, lihtsalt elu põletada. Loodetavasti meie keskel selliseid inimesi ei ole. Ja võib-olla sa kuuled seda ja mõtled, et aga tead, sa jätsid minu olukorra üldse rääkimata. Ma olen nõus, neid valikuvariante, mida teha advendi ajal, on palju. Aga Luuka evangeeliumis 1. peatükis on üks lugu, mis minu arust annab meile juhtnöörid ja sellise juhatuse kätte, millega oma advendi aega sisustada. Luuka 1:67. Tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetina. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost. Nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi, päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile. Võib-olla sa mõtled, see on küll üks kõige kummalisemaid advendi ootuse teksti, mida sa oled üldse kuulnud. Ma ei tea, võib-olla sulle tundub nii, aga see lugu annab minu arust kätte väga selge sellise juhatuse, mida teha advendi ajal. Advendi aeg on üks aeg, kus saada täis püha vaimu tegelikult. Ma ei tee sellest õpetuslikku kõnet täna, aga Jeesus andis ühe lihtsa juhtnööri selles kontekstis ja ennem kui ma küsin sult, et äkki sa tead, mis asi see on, siis ma ütlen, et piibel on selles mõttes huvitav raamat, kui sul tekib küsimusi, siis tegelikult piibel ise vastab küsimustele. Oled sa märganud seda? Oled sa leidnud oma elus need kontekstid ja kohad üles, kus küsimused, mis on sinu sees, piibel ise vastab. Aga nüüd küsiks, kas keegi teab vastust sellele? Et kuidas siis, mis oleks see kõige suurem või selline põhiline võti, mida Jeesus püha vaimu kontekstis meile andis? Seal on väga erinevaid mõtted, ma olen nõus, aga kui keegi tahab pakkuda, siis see oleks see võimalus.
me lähme, ma ei näe kellegi kätt, kellegi suud kohe liikumas, võib-olla on sind tabanud Sakarjase lugu, et su suu on seotud, loodetavasti mitte. Johannese evangeeliumis 7. peatükis on niimoodi. Jeesus ütleb, aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kui Jeesus hüüab valjusti, siis seal on põhjus. Kellel on jänu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Ja seda ta ütles vaimu kohta ehk püha vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud ehk austatud, on lihtsamalt öeldud. Kui ma loen seda teksti, siis minu jaoks Jeesus vastab sellele küsimusele, mis on kõige olulisem ja see esimene punkt oleks see, et ta ütleb, mis ta ütleb? Kas keegi märkas? Jänu. Jänu on see, teate, mul on sihuke kummaline tunne, et inimesed mõtlevad nii palju, et kui Jumal juba tahab anda, siis ta kindlasti annab. Et pole vahet, milline on sinu sisemine olemus, kondentsioon. Kui piisab sellest, et Jumal ütles, et ma tahan anda, siis see juhtub. Tegelikkus ei juhtu. Jeesus ütleb, kellel on jänu. Kui sul on jänu, siis vaimsed protsessid hakkavad liikuma. Ma olen nõus, sellest kõigest saaks omaette jutluse teha, aga ometigi ma ei tee. Järgmine, mis on sama oluline, mida Jeesus selles loos ütleb, on isik, kelle juurde tulla. See on piltlikult öeldes, me kõik teame, et isikutega on alati seotud need võimekused, asjad ja omadused, mida nad saavad anda. Ja Jeesus ütleb, et tema juurde tuleb tulla, tema annab, Jeesus annab. Teatavasti on väga palju inimesi, kellega on nagu natuke Jeesusega probleem, et okei, et Jumalast ma saan veel aru kuidagi, et kõiksus on mingi, aga vaata selle Jeesusega on natukene keerulisem. Aga Jeesus ütleb väga selge, et temal on meelevald ja kui sa vaatad, mida Jeesus enda kohta on öelnud, siis sa saad sellest väga lihtsalt aru. Järgmine, mis sellest loost mina välja võtan, on see, et ammutada. Mida see peaks tähendama? Tahab keegi öelda? Mis selles Johannese kirjakohas see peaks olema? See on see, et sa võtad vastu. Vaata, see on pilt nagu vanast kaevus, kellel on vana kaev olnud, ükskõik oled sa Saaremaal või Hiiumaal või Mandrimaal. Kui sa oled ühte vana kaevu näinud, siis esiteks ämber ei lähe sinna isa alla. No sa pead viskama, siis ka läheb, siis sa loodad, et jääb terveks. Aga see on üks protsess, et sa ammutad. See ei ole nii, et sa kohe nöörist tõmbad ja plaks ämber on sul käes, sa ammutad, sa võtad vastu. Ja järgmine, mis selles loos on minu jaoks väga oluline, on see, et on täpne määratlus, kust ihust hakkavad voolama. Ja minu jaoks on see selles mõttes oluline, et seal ei ole umbmäärasusele väga palju ruumi jäetud. Nii et esimene mõte, mida sa võiks kaasa võtta siit, on see, et advendi aeg on hea aeg saada täidetud püha vaimuga. Ma ei tea, milline on sinu vaimne reaalsus selles kontekstis. Kas ma väldin seda? Sest ma olen näinud inimesi, kes saavad vaimu täis, lähevad väga kummaliseks, ma hoiaks eemale parem. Osad inimesed reaktsioon on selline. Osadel on see, et ma olen rahul sellega, mis mul on. Ja, et mu patud on andeks antud rohkem, nagu Jumalat ei tahaks, aga Jeesus ütleb, et väga palju on veel. Ja Jeesus andis väga selge instruktsiooni. Ja minu küsimus on, kas sa oled järginud seda või sa püüad seda ära seletada mõistusega? Kas sa tead seda, et vaimseid asju väga palju mõistuslikult lihtsalt ära ei seleta, nii nagu ta ütles Nikodeemusele, et kui sa ei sünni uuesti, sa ei saa Jumalriiki. Tal jooksis mõistusega juhe kokku, mismoodi ma saan ema ihusse tagasi minna, ei ole võimalik. Osutus, et on võimalik. Jeesus rääkis vaimulikust uussünnist. Ja tegelikult on nii, kui sa mõtled natukene, siis väga palju maiseid asju me ei seleta ka lahti. Kas keegi seletaks mulle ära, kuidas armub üks mees naisesse ja vastupidi? Ja kuidas muutub armumine armastuseks? Kas keegi seletaks mulle ära? Oled sa testi näinud? Kas saaks täpset juhendit? Mina ei ole näinud. See ei ole nii, et käi 5 korda kohvikus tüdrukuga, telli musta kohvi ja siis armastus. No ei ole ju. Või kellegi on nii. Kus on see? Kuidas saaks seda ära seletada?
Ometigi on reaalsus ju see, et see sünnib. Vallalistega loodetavasti. Kui sa oled abielus, siis sa peaks olema armunud oma abikaasasse ja mina näiteks tihti vaatan oma naise silmi ja mõtlen, et küll on ikka ilusad silmad. Ja ma pean tunnistama, et ega ma eestlasena üleliia palju seda just ei ütle, aga vähemalt see on see protsess, mis minu sees toimub ja see on see koht, kus sa mõtled, et kui sa tahad kõike mõistuslikult ära seletada, siis see on see koht, et no ei saa. Võta puuri ja uuri, kuidas tahad, sa ei seleta seda ära. Aga nüüd tuleme selle vaimse asja juurde siis. Kui sina otsid püha vaimuga sügavat kohtumist, siis on 4 lihtsat asja, millest jälle võiks omaette kõigel jutluse teha, aga nimelt ajaloos on olnud Velsi ärkamine Evand Rometsi läbi. Ja enne kui ma selle paari punkti juurde lähen, siis on selle väike meenutus ajaloost. Ajalugu räägib seda, kui keegi oleks, see on Inglismaal, kui keegi oleks eelmine õhtu küsinud, kas ärkamine on võimalik, kõik oleks öelnud, ei, see on ebareaalne, see olukord oli nii pöörane. Kui see juhtus, 1 kuuga pöördus 150 000 ja need on leebed arvud veel, sest nii täpselt ei peetud arvet. No kujuta ette, kui midagi Eestis sellist juhtub. 1 kuuga 150, unusta ära oma isiklik elu. Milline muutus, milline protsess, aga nüüd, et seda sügavust saada, on 4 lihtsat punkti, mida me peame järgima ja advendi aeg, loodetavasti sul on aega, võid mõne kontserti ära jätta või mõne filmi vaatamata jätta või YouTube'i korraks kinni panna ja vaadata neid punkti oma advendi aja ootuses. Esimene punkt oli see, tunnista kõik teadaolevad patud Jumalale ja võta vastu andestust Jeesuse läbi. Kõrvalda oma elust kõik, milles kahtled või mis tundub ebakindel. Teatavasti on sellised piiripealseid asju päris palju. Ole täielikult andunud Jumalale ja sõnakuulelik Jumala vaimule. Ja tunnista avalikult Jeesust Kristust. Selle 4 punkti järgimine tõi Velsi sellise ärkamine, mis muutis seda maad totaalselt. Nii et see on see, mida sa võid jõuluajal kaasa võtta ja mõelda, et kuidas on see pühavõimu täitumine, nii nagu Sakariasel oli minuga. Aga nüüd lähme edasi, mul on see päris palju punkte. Teatavasti kõnes ei ole viisakas öelda palju punkte, nii et ma ei ütle, siis ma saan lühendada, kui vaja. Aga järgmine, mida mina näen selles advendi ajas, on see, Sakarias ütleb, kiidetud olgu Issand. Sa mõtled, mis see peaks tähendama? Siin on oma mõte, aga mulle meeldib Sakarias, kui sa oled kogu Sakariase lugu lugenud, siis sa tead, et eelnevalt Jumal pani ta suu kinni. Nüüd kujuta ette, kui sul näiteks pooleks aastaks pannakse suu kinni, sa ei saagi midagi rääkida, lähed viiplemisele üle. Ja ma ei mõtle selle keskmise sõrve viiplemist, aga sa nagu peadki päriselt kõike näppudega seletama. Ja siis tuleb hetk, kus su suu läheb lahti. Mõni võib-olla ütleks Jumalale kõik, mida ta arvab Jumalast, mida ta selle aja sisse endale korjanud on, et sa tegid muga seda ja seda ja seda. Ja ma arvan, me kõik oleme näinud inimesi, kes on ka usuteel kuidagi väga kibedaks läinud, aga huvitav on, Sakarias ei läinud. Ja ta teeb suu lahti, ütleb, kiidetud olgu Jumal, ja ta ei tee etteheiteid. Vähemalt see lugu ei too meieni, et seal on üks etteid, et Jumal, miks sa muga nii tegid. Aga nüüd, kiidetud olgu Issand, mis selle taga on? Võib-olla läheb sinu mõte kohe rändama jälle mingi advendi kontserditele ja mida on rohkelt ja iseenesest see on hea. Aga Sakariasel ei olnud mitte midagi sellist. Isegi inglikoori. Me mõtleme, kas Jumal, sul ei olnud ühtegi vaba inglit, et nagu vähemalt passi anda kõrvale seal. Müts oleks, mõnus ju müts, kes ei taha mütsu, kui sul veri ringi käib ikka sees. Aga isegi ühte inglit ei saadetud, et passi lüüa. Ja siin on minu jaoks üks huvitav mõte. Ja tead, mis see mõte on? Sakariase tänu pidi tulema seest, mitte väljast. Me oleme väga palju välistest asjadest mõjutatud ja Sakariase tänu tuli seest, sest mina olen märganud, et väga paljudel on teema sellega.
Ja teema selles mõttes, kui küsida, et mis on sinu tänu põhjus? Tegelikult, kui sa oled ikka päriselt kristlane, siis une pealt on sul olemas üsna palju isiklikult kiituse põhjused või sa oled unustanud need. Sest kristlastena on meie kõigi eludes, on minu väide, Jumal teinud teatud isiklikke üleloomulikke tegusi ja meie osa on hoida meeles neid ja olla tänulik. Ja kui sa oled noorkristlane, siis on üks hea start, kui sa ütled, neid imesid ei ole veel väga palju, tulevad, aga siis sa alustad ühelt kindlalt aluselt, mis on muutumatu ja see on see, et Jeesus suri minu eest, sinu eest, ta andestas mulle minu patud ja mul on lootus ja igavene elu. Ja selle protsessi sees juhtub midagi huvitavat, mina olen märganud. Jumal hakkab näitama oma olemust ja sul on äkitselt rohkelt põhjust, miks sina isiklikult tänad, isegi kui inglikool ei ole kõrval. Kui sa oled olukorras, kus ei ole muusikat, sul on põhjust tänada, sest su tänu ei ole välistel põhjustel. Meie elame sellises ajavööndis, kus detsember on paljudel must kuu erinevatel põhjustel. Aga see Jumala kiitus tõstab sind üles taevasse, ühte taeva reaalsusesse ja sa saad mõjutatud sellest. Ja mina kahtlustan, et eestlastena me kõik vajame seda. Ja ma rääkisin oma näite ära, minu arust Apostlite 7 Stefanose lugu, kes oli esimene märter, see on üks hea näide. Tema ütles, ma näen issand auhiilgust. Ja ta ei lähtunud üldse sellest maisest olukorrast, et võtke tomat parem selle kivi asemel, tomat on palju õrnem, läheb katki, kivi ei lähe, kivi on kõva võitu. Ja ta ütles hoopis seda, et ma näen taeva olema avatud ja Jeesust Jumala paremal käel. See on see, mida kiitus võib teha. Järgmine, kui mina vaatan Sakariase lugu, siis üks selles advendiaja kõnetus on see, et kus sina saad oma info. Sakarias oli väga hästi informeeritud sellest, mida Jumal teeb. Mulle tundub, et vähemalt kristlastena on tohutu puudejääk, sest infosõda on üks olulisemaid sõdu. Seal on provokatsioone, väärinfot, teadlikku eksitust. Ja mõtle korra, kui sul oleks tänavaküsitlus tolle aja sündmuste kohta, siis seda infot, mis Sakariase suust tuli, seal küll ei oleks olnud. Seal oleks näiteks olnud, roomlased vahistasid naaber Johni, Ameerika variantna, Johannesi siis ütleme. Meie tänaval toimus soodne tehing, mingi religioosne kontekstis vaidlus, kas teha nii, kui palju ikkagi hingamispäeval tohib kõndida. Ja kindel on see, et inimesi ikka köidab see negatiivne info millestki kellestki. Ja mul igal juhul vahest kuulates jääb mulje, et väga paljud kristlased on väga hästi informeeritud sellest, mida kurat teeb. See on nagu mingi 5. kolonn. Tuleb metsaline, kontrollsüsteem, pikk teadrida. Üllatus, üllatus. Aeg on läinud, aasta on 2025. Mitte midagi ei ole muutunud. Jeesusel oli väga selge info. Johannese 10. Varas ei tule muu pärast kui varastama, tapma ja hukkama. Ja Sakarias sellele reageerib niimoodi, et tema hakkab hoopis prohvetlikult rääkima, mida Jumal teeb. Kui sa vaatad seda lugu, siis see on kummaline. Ta räägib, et Jumal on saatnud päästa, Jeesus ei ole veel sündinud. Aga Sakariase jaoks see on juba tehtud asi, prohvetlik. Nüüd, ja minu küsimus on jälle advendi ajal, kui sa mõtled, millega täita oma advendi aega, millal sina prohvetlikult rääkisid viimati? See on kättesaadav iga kristlasele. Võib-olla äkki oleks hea aeg otsustada, see advent ma räägin prohvetlikult oma ellu. Näiteks, järgmine aasta ma abiellun. Sa küsid, armas, aga ma ei julge küll endale sellist asja öelda. Sa kõik üllatuks, mida kõike prohvetlikult saab esile tuua. Mul on näide. Kui mina olin noor, ja mu naine oli ka natukene noorem, praegu on ta ikka veel noor, aga siis näiteks meie sõprussuhe jäi pooleli sealt, kus mina läksin piiblikooli ja me läksime mingi kummalise tüliga lahti, et me siuke tunne jäi sisse, et ei tea, see sõprus läheb küll laiali. Mina lõpetan piiblikooli
Ja piiblikoolis oli nii, et meil oli natukene teistsugune piiblikool, kus osad olid juba pastorid ja selles mõttes see on pikk omate lugu. Aga igal juhul siis vennad tulevad, räägivad, mida Jumal on kellegile sisse pannud. Kes läheb kirikut tegema sinna, kes läheb kogudust rajama. Seal olid, meil oli ameeriklane, oli piiblikooli juht ja siis mina lähen sinna ja räägin, et teate, minul on visioon. Mina lähen Tallinna, abiellun Elle-nimelise neiuga. See direktor vaatab mulle otsa ja küsib, kas tema ka sellest teab? Mõtleb, ei tea, aga ta saab teada. Täna me oleme abielus. Ehk teise sõnu, ma panin prohvetlikult mingi punkti paika ja see sündis. Ja loomulikult ma ei mõtle sellises kontekstis, sa tuled koguduse ette ja ütled, nii, nüüd ma ütlen prohvetlikult endale seda. See koht on palvekambris. See koht on palvekambris, kus prohvetlikult öelda midagi Jumala vaimu õhutusel iseenda kohta, oma saatuse kohta, oma tuleviku kohta. Ja seda saab teha. Siit ka hea mõte prohvetuse kohta. Õige prohvetus räägib Jumala tegusid. Kui sa vaatad Sakarjast, ta rääkis rohkelt Jumala tegusi. Siin terve ports sihukest head teoloogiat Vana Testamendist Jumala olemusest. Terve lugu, mida Sakarjas lahti räägib, ma ei lähe detailidesse, aga see näitab jälle sellise õige prohvetluse olemust. Tal on selge arusaamine, ta ei räägi teiste juttu. Ma nüüd korra vaatan, kas ma siia hüppan. Prohvetuse kohta korra tagasi, kui sul on kõhklusi, kuidas prohvetust rakendada, siis näiteks esimeses Saamuelis on hea lugu. See on Taaveti ja Koljati võitlus. Minul on muidugi siin alamärge muuseas, kui sa ei tea, piiblit võib joonida, mul on siin üks paber vahel, mis ütleb, et see on esimene MMA vaba võitlus. Kaalukategooriad olid täiesti paigast ära. Koljat oli 2,9 meetrit pikk, tal oli oma kilbikandja, kujutad sa ette seda meest. Kui me füüsiliselt näeks, me mõtleks, oi, siin pole midagi teha. Ja Taavet on karjapoiss, lihtne, tuli vendadele varustust tooma. Ja nüüd see, kui sa loed seda lugu, ma ei hakka seda ette lugema, see läks liiga pikaks, aga see, mis sisuliselt juhtub, Koljat tuleb ja profeteerib. Ta ütleb, andke mulle üks mees, kellega võidelda. Muidugi kõik näevad tema suurust, tema vägevust ja kõik tõstavad käed üles ja ütleb, et siin ei ole mingit lootust. Ja 40 päeva niimoodi, kujuta ette, kui sa oleks sõjaväes ja mingi mutant tuleb. 40 päeva, ütleb, kuidas saatke siit oma armeest üks tüüp, kellega võidelda. Kõik mõtleb, mina see küll, ära komandör minu peale näitan, mine ise. Keegi ei läinud. Aga see on pilt sellest, kuidas teemalikud jõud Koljati läbi profeteerivad ette ühte saatust, mida pimedus tahaks teha. Aga nüüd, kui sa loed seda lugu, siis Taavet ütleb talle niimoodi, see on samasugune tegelikult profeteering. Ja Taavet ütleb, sina tuled minu juurde mõõgaga, piigi ja odaga, aga mina tulen sinu juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotud. Täna annab issand sind minu kätte. Kui sa füüsiliseks oleks vaadanud, ma oleks ütelda, mis tablette Taavet sa sõid täna hommikul, et selline suuruse hullustus on, sa ütled, et täna annab sind issand minu kätte. Aga see oli tema üle oli võidmine ja need olid prohvetlikud sõnad, mis määratlesid ära, mis sünnib ja see sai sündima. Ehk kui sa loed seda lugu sügavamalt, siin on muidugi mitu lugu selles sees, aga siis sa äkki märkad, kui olulised on need prohvetlikud sõnad, mida sa enda kohta palvekambris räägid. See määrab väga palju, sest seal kehtestati võit ja Taavet tuli võitjana. Nii et see on mõttekoht, kuidas sinul on. Nüüd Sakarjas juurde tagasi, kui me vaatame seda, millega täita advendi aega, siis mulle meeldib, et Sakarjasel oli üks isiklik teadmine ja arusaamine. Ta ei räägi teiste juttu.
ta ütleb, et see on see, mida Jumal on mulle avanud. Ma olen mõistnud, mida Jumal on tegemas. Tolla aja ühiskond jäi kuhugi tahaplaanile. Need rabid, kellel oli sama võimalus, nemad ei saanud sellest osa, sest neil puudus see isiklik kokkupuutepunkt ja arusaamine püha vaimuga Sakariasel oli ja selle tõttu ta ei räägi teiste juttu. Teate, teiste jutt on see teada-tuntud mäng, et kui sa paned 10 inimest ritta, ütled ühe lause, see viimane lause tuleb, mõtled, kus see lause tuli? Kus inimesed sellise lause kokku said? Aga see on see, mis juhtub, kui teise juttu edasi räägib, see läheb ikkagi kuidagi moonduma ja selle tõttu on hästi oluline, kui on sul isiklik arusaamine ja kogemus ja minu arust advendi aeg, kus me oleme ootuses, on võrratu aeg, et teha, luua oma elus see koht, kus mul on see aeg, kus mul on see kogemuslik aeg Jumalaga ja mida kõike seal võib sündida ja mida kõike Jumal võib-olla prohvetlikul viisil sulle võib anda, öelda oma elu, oma saatuse kohta, oma tuleviku kohta. Järgmine, mida ma näen, mul on tegelikult see 7. punkt, nüüd ma võin öelda kõne nagu vaikselt sellises maandumise efektis. Sakariasel on kindel vaimulik alus. Ta on teadlik sellest pühast lepingut ja huvitav on see, et ta ütleb lihtsalt, Jumal tegi seal minevikus teistega, ta ütleb, ei, see on püha leping. See on kehtiv, seal on üks vaimne reaalsus, üks realiteet, mis läheb üle selle, mida väliselt on näha. Ja võib-olla ka sulle on see selline advendi aeg, mis on piltlikult öeldes täis turbulentsi. Kes on lennukiga lendad ja korralikku turbulentsi sattunud, siis teab, mis on. Mina õnneks ei ole sattunud, on ainult selline kerget loksutamist on. Tõsi küll, ei ole ka väga palju reisinud, aga ikkagi, kes on pilte näinud, siis see teab, mis turbulentsis juhtub. Kõik see, mis sisse läks, võib ka üles tulla ja igasuguseid muid põnevaid asju. Aga võib-olla sina oled ka selles advendi mõnusas ootusajas sellises, ütled, mul on turbulents, see, mis ma lootsin sellel aastal peaks sündima, ei ole sündid, sul on väga erinevad mõtted, siis on aeg, kus toetuda lepingule Jumalaga. See tähendab, on see, sa ütled, et see võib tunduda nii, et asi on niimoodi, aga ma ei ole tuulte olukorda tahet, mul on leping Jumalaga ja mina mõtlen Hiobile kohe. Ma olen kaugel sellest, et võrrelda kuidagi oma või kellegi elu Hiobiga, sest ikka see, millest Hiob läbi läks, teist sellist ikkagi maa peal, ma ei ole naljalt näinud. Aga tal on üks ka huvitav koht, kus ta ütleb nii, ma tean, et mu lunastaja elab. Ehk teisesõnu, olukorrad ei määra ära, mis minust saab. Tal oli üks kindel toetus Jumalaga. Ja võib-olla on sinule täna see, kus sa mõtled, et asi on turbulentsis, aga ma tean, ma olen lepingus Jumalaga ja Jumalal on viimane sõna. Ja mu tänase kõne, nagu see lõpp üleskutse oleks, võib-olla sina pead ka Sakariasega liituma. Et see ülejäänud advendi aeg, need paar nädalat, lasta Jumalal esile tuua see, mida ta on öelnud Sakariase läbi, et Jumal on tulnud oma rahva ligi. Võib-olla sina peaks Jumala ligiolusse astuma ühel täiesti erineval tasandil, ühe täiesti teistsuguse januga. Ja Jumala sõna ütleb, et see on võimalik, sest Jeesus ütleb, et kellel on jänu, see tulgu. Võib-olla sa oled olukorras, kui ütled, et kuule, mul on nii hea elu, tõepoolest seda vaimulikku jänu, see on kuhugi tahaplaanil, ma olen nii liigutatud ja pöördes sellest, mis füüsilises maailmas toimub, see vaimulik jänu on jäänud kuhugi tahaplaanile, siis äkki liituks Sakariasega ja veeta see ülejäänud advendi aeg ühes Jumala erilises täitumises, saada täidetud Jumala vaimuga. See on midagi, mis kuulub kõigele. Aga see on ka sobiv koht, kus iseendalt küsida, kas ma kuulun Jumala rahva hulka? Olen ma Jumala laps ja kas see päästekindlus on mu sees, sest see on see algkoht ja see on see palvekoht, millega minna Jumala palge ette, et kõik see, mis Sakariase elus, mida me näeme, võiks
ühel ja teisel viisil reaalsuseks saada sinu ja minu elus, sest Jumal ei ole muutunud. See on see hea asi. Piibel ei ütle kuskil, et Sakarias oli üks eriline tüüp ja ainult temale sai see juhtuda ja mitte kellelegi teisele ei saa. Vastupidi. Jumal oma vaimu ja oma sõna läbi näitab, et seal on teatud nüansid sõnasse pandud, võib-olla miks see sinu elus ei ole juhtunud. Võib-olla mõtled neljale punktile, mis Velsi ärkamises esile tuli. Võib-olla sa mõtled, no 2 on okei, aga selle ülejäänud 2-ga seda ma ei ela. Siis ongi vastus käes. Ja miks mitte seda ülejäänud advendi aega kasutada nii, et see oleks üks reaalsus sinu elus. Tõuseme palveks. Jah, ja palun, et ülistajad tulevad ette. Isa taevas, ma tänan sinu sõna eest. Ja ma tänan, et sinu sõna on jätkuvalt elav ja vägev ja täis armu. Ja ma palun, et sa jätkaks kõnelemist meie ellu. Et see ülejäänud advendi aeg oleks sisutihe ja täidetud sinu ligiolust.